Meie selle nädala saatekülaline on legendaarne raadiohääl, vanameister ise, Allan Roosileht. Ma ei pane oma nime igaks juurde. Tere, vanameister! Allan Roosileht, meie saatus, super. Tore, et said tulla. Rõõm, et sa kutsusid. Sa oled muidu esimest korda ringrajal? Päris ringrajal, jah. Päris niimoodi sõitnud autoga, et mul selg läheks märjaks lühikese sõidu peale palava suve ei ole niisugust asja olnud. Mis autoga sa ise praegu sõidad? Mina sõidan ise praegu i40-ga, Hyundai. Kui mina alustasin kunagi 95. aastal, ma olin 16, siis Allan oli üks esimesi raadiosaatejuhte, kelle saadetes ma ikka aeg-ajalt käisin ja mina mäletan sind juba väiksest poisist peale, et kui sai ikka tihti raadios käidud sinu saadetes. Me olime mõlemad väiksed poisid ja koos tegime raadiosaateid, see oli väga ilus aeg. Aga mis su esimene auto üldse oli? Žigull, päris uuest peast. Milline Žigull? 063. Ahah. Ja sellega oli ka lõpuks niimoodi, et siis oli diskokohvidest siin auto kõrvale, lõin auto ukse kinni, kahjuks auto ukse alumine nurk, mis oli alguses niisugune täisnurk, see läks vastu diskokohvrit, pööras üles nagu seakõrv ja siis hakkas see auto juba läbi minema ka, siis ta enam eriti ei sõitnud ka, mäest üles enam, Tabasalu mäest enam üles ei tahtnud minna. Tuli tee peal paar korda nagu hinge tõmmata. Kas Žiguli diskokohver, vaata tollel ajal ju käidi ikka plaatidega, mitte nagu tänapäeval, et mälupulk taskas? Kasseti-kohver oli. Et palju Žiguli siis välja jooksis omal ajal? Žigull 150-160 ei olnud probleem. Selles ei olnud üldse, kui palju ta välja jookseb, aga tal oli nii palju õudselt palju vigu ja ta roostetus kohutavalt. Mis plaanid sul suvel on? Suvel? Plaanid on... Ma sain aru, et me lähme sinuga koos tuurile. No lähme muidugi, lähme raadiotuurile. Smailers ja sina ja Ketter ja... Kuidas selline sisemine komfort on, et äkki oleks paras aeg ringrajale minna ja proovida nüüd, siis sõita kõige kiirem aeg? Sisemine komfort oleneb kõik auto komfortist. Kui komfort, siis ja aknad käivad, elektriaknad ja siis see purstaks, siis ei ole probleemi midagi. No aga super, aga... Katuse luuk on seal ikka või? Katuse luuki kahjuks ei ole, aga sõit käib meil mõisa peale. Aga tümakas on sees sul või? Tümm on sees, selles mõttes ei pea muretsema. Siis ei ole probleemi. Saad Star FM-i põhja kohe keerata. Kuule, aga jõudu ja sõida siis uljalt. Aitäh! Tehtud. Väga hea. No nii, Allan. Rajalt tagasi. Kuidas siis on meeleolud? Meeleolud on väga head. Esimese korra kohta oli väga hea sõit ja eelkõige ühel väga olulisel põhjusel. Mul on väga hea õpetaja, kes istub mu kõrval. Meil on ees 3 aega. Nii. Mis sa ise arvad, kuidas sul läks? No ma arvan, et mul läks ikka Maleföderatsiooni kohta väga hästi. Aga Martin, äkki sina ütleb paari sõnaga, kuidas Allan sõitis ja kuidas õpilasena Allan oli? Alguses tasa ja targu. Väga tasa ja targu. Lisasime kiirust ja lõpus juba väga hästi, et selles mõttes arenev inimene ja väga tubli. Suudab veel õppida, eks ole? Jah. Aitäh sulle. Nii, Allan. Sinu aeg 1 minut 40
8,3. Noh, esimese korra kohta ei ole ju väga hull. I got a love that keeps on fighting. It keeps on. Aga sa Star FM ikka mängis ikka autos, koos seal sõitsid? Ma panin natuke hoogsamaid seal. Mul oli üks diskoplaat oli ka. Suure tänud, et sa tulid meie saatesse. Aitäh kutsumast, tõesti oli väga tore. Aitäh. Ilusat suve sulle. Ja meie sinuga kohtume juba juulis ju. Me kohtume tuuril. Näeme, siis laulame. Just, näeme. Aitäh, Marko. Kui tahad ise kätt proovida või oma nime kirja saada TV6 Wall of Fame'ile, siis tule teisipäeval või kolmapäeval TV6 rajaahtutele.